tere kõigile! Rõõm taas kohtuda siin meie elustiili Zoomi kõnes ja täna me oleme siin taas koos Margiti, Triinu ja Eevaga ja mina, Maris. Räägime täna raamatutest, raamatutest, mis on meid inspireerinud, kus meie oma teadmisi oleme ammutanud ja mis, mis meile meeldivad rohkem ja pärast kindlasti saad sina ka jagada, mis on võib-olla sinu lemmikraamatud, kust sina oled leidnud endale kõige rohkem inspiratsiooni. Ja loomulikult kõik sinu küsimused on teretulnud. Julgelt kas kirjuta chati või võta oma vaigistus maha ja räägi meiega siin. Et sinu arvamus, sinu mõtted on hästi tore kuulda alati ja tere ka sulle, kes sa vaatad järgi seda salvestust. Võid alati kommenteerida salvestuse alla ka, jagada oma mõtteid või küsida küsimusi, mida saame siis järgmine kord ka vastata, kui on miskit. Aga igal juhul raamatud. Raamatud on üks selline põnev valdkond, mis on ju vara, milline kullavaramu, et me keegi ei sünni nende teadmistega ja eriti me kõik oleme siia õlide maailma tulnud täiskasvanu sellises elus ja kui mina siia õlide maailma jõudsin, siis mina mõtlesin, et eeterlikud õlid on need, mida saunas kasutatakse ja jumala eest, miks neid nii palju peab olema. ja minul puudusid igasugused teadmised sellest. Ja see oli nii suur üllatus, kui ma avastasin, et on olemas sellised raamatud, kus on kirjas kõikide nende paljude õlide kohta väga-väga olulist infot. Ja võib-olla see ongi julgustuseks, et me keegi ei ole tulnud siia õlide maailma koos nende teadmistega, vaid me oleme kuskilt need teadmised hankinud. Ja täna me siis jagamegi oma raamatuid, kust meie teadmised tulevad, mis meid on inspireerinud, mis meid on edasi viinud. Ja meil on Eestis õliteemaliste raamatute maailma hoidja Margit, kellel on vist olemas Eestis peaaegu kõik raamatud, mis on selles valdkonnas ilmunud, mis on kuidagi meile vajalikud, praktilised ja seotud. Nii et Margit, äkki räägidki paar sõna üldse, et miks sul kõik need raamatud on ja kuidas see raamatupood sinu koju sattus ja mis siis sinu enda võib-olla kõige esimene raamat on, mis sulle hakkas oma teadmisi jagama? Tere kõigile ja aitäh, Maris, selle imearmsa sissejuhatuse eest. tõepoolest, ma arvan, et mul on küll vist kõige rohkem raamatuid Eestis eeterlike õlide kohta, sest et mul on seal riiul täis ja siin kaks riiulit täis ja koridoris veel riiuleid. Sellepärast, et kui mina doTERRAga kokku hakkasin puutuma, siis ma ei teadnud rohkem kui seda, mida sina ütlesid, noh, et saunaõlid ja kõik selline on ju, pluss siis kodune õpe taimede kohta on ju, aga et taimede kohta oleks nii palju tehtud uurimustöid, selle kohta mul polnud tegelikult ju teadmisi. Ja esimene raamat, mis doTERRA maailmast mulle kätte sattus ja mida kutsutakse tegelikult ka eeterlike õlide piibliks, on Modern Essentials. Ja seda raamatut on välja antud nüüdseks juba 15 aastat. Iga aasta ta uueneb, iga aasta ta täieneb ja nüüd hetkel on ta juba 600 lehekülge materjali täis. Aga miks mulle see raamat nagu meeletult meeldib nende kõikide teiste seast on see, et see raamat sobib nii päris algajale kui ka sellele, kes on juba kas ekspert ja tahab hästi süvitsi minna. Ja see põhjus on selles, et siin on tohutult palju uurimistöid lisaks pandud, et sa saaksid ise vaadata, kust on siis need materjalid võetud või mille põhjal on need andmed kokku pandud. Algajale sobib see raamat sellepärast väga hästi, et siin kirjeldatakse ära nagu kõik põhitõed eeterlike õlide kohta. Kust nad tulevad, mis nad on, kuidas kasutada, mis on ohutus, millised on baasõlid, millega sobituvad eeterlikud õlid, mille jaoks nad sobituvad. Ja siis loomulikult räägitakse lahti, ma olen siin pannud muidugi mõned märkmed, mida ma plaanin teile näidata, on ju,
on kirjeldatud lahti siis kõik eeterlikud õlid üksikult äh, välja ja siin on siis välja toodud, et kuidas neid kasutada, eks ju, et kas nahale kantult, seespidiselt või aromaatselt ja mida ta siis nagu mõjutab, eks ju. ja siin on juurde toodud ka siis veel neid uurimustöid. sama asi kehtib siis loomulikult ka eeterlike õlide segude kohta ja toidulisandite kohta ja elustiili või isikliku hügieeni ja spaatoodete kohta, et kõik on meeletult hästi välja toodud. siis, mis on väga huvitav osa selles raamatus, on see, kus seletab ära lahjendamise osa, et kuidas lahjendada, mis kangusega ja kellele, kuidas, eks ju. lisaks veel on siin elustiili osa, kus õpetab tegema erinevaid kuidas me ütleme, näiteks deodoranti, seepe, igasuguseid kodupuhastusasju, huulepalsamit. samamoodi on siin osa ka kokkamise jaoks, et kui sa tahad eeterlikõlisid oma köögis kasutada. ja siis loomulikult räägib kehasüsteemidest. siia on välja toodud refleksoloogilised kaardid, nii jalade all kui ka kõrv. ja mis on nagu eriti tore, on selles raamatus on viimasel lehel ehk siis kaane peal on selline tabel, kus ütleb ära iga eeterliku õli kohta, et kellele ta üldse lubatud on, kas täiskasvanule, lapsele, rasedale ja siis mis koguses, kas võib kanda puhtalt nahale või tuleb lahjendada või ei tohi üldse võtta, et selles mõttes on see raamat väga hea, nagu ma ütlesin, algajale ja ka sellele, kes on juba omast arust või päriselt ekspert. et seda raamatut ma soovitan küll igale ühele koju kui eeterlike õlide piiblit. aga see on ingliskeelne raamat kõva kaantega. sellest on välja tulnud ka äh, väikene eestikeelne versioon ja sellest räägib meile Eeva. tere kõigile siis ka minu poolt, et täna ma jagan siis kolme raamatut, millest esimene on, nii nagu Margit ütles, Modern Essential, väike miniraamat. ja miks minu jaoks on need raamatud nii olulised, et kui teie teadsite, et on sauna jaoks eeterlikud õlid, siis mina arvasin, et ma seostasin selle Lõuna-Eesti õukaga ehk siis nagu eetriga rohkem. et ma olin veel täitsa, minu jaoks olid ravimtaimed ja siis eeter, eeterlik õli mõiste tuli veel täiesti hilja. ja, ja minu jaoks need raamatud on, nad ei ole lihtsalt teooriat täis, nad on sellised praktilised, mis mulle meeldivad ja nad aitavad mul neid õlisi mõista ja nagu kasutada nende täispotentsiaali ära. ja Modern Essentialsi miniraamat on siis, kui mina alustasin ja sain aru, et eeterlikud õlid on midagi rohkemat, siis mina oleks väga õnnelik olnud selle pisikese raamatu üle, sellepärast et mu teadmised olid veel väiksemad. minu arust isegi täna on natuke väiksemad, kui see raamat on. ja see on hästi hea, kompaktne, pluss ta on eestikeelne ülevaade, milliseid õlisi millise seisundite korral kasutada. samamoodi, kui mul on näiteks vaja ka midagi rohkem teada, et kuidas neid siis talla alla panna. Ta on hästi lihtne ja loogiline ja see info on hästi leitav sellest väikesest raamatust ja minu arust on ta ideaalne kaaslane põhiraamatule. just sellepärast, et see on sul iga päev võib käekotis olla, et kui keegi midagi küsib, siis sa ütled, et kuule, otsime siin, et see on väga hea raamat, et vaatame koos. ja ma olen tohutul hulgal neid raamatuid ära kinkinud, need on nagu nii toredad kingitused veel. et minu arust see on nagu eriti hea viis algajale
ja minu arust edasijõudnutele ma just üks päev jälle sirvisin seda ja vaatasin, ohoo, seda ei mäletanudki või seda ma pole kuulnudki. Et selline mõnus väike raamat, aga meil on üks suurem raamat veel, Maris, jah? jaa, mis on hästi sarnane tegelikult Modern Essentialile. Ja kui mina tulin õlide maailma, siis polnudki jah, teisi raamatuid, oli see Modern Essential sihuke piibel, nagu Margit ütles, kui miskit oli, seal oli kõik kirjas. aga mina olin väga-väga õnnelik, kui tuli järgmine raamat minu kätte, mis ei ole nii vana veel, kuigi ta on ka ikkagi väga kaua aega ilmunud, mille nimi on paistab Essential Life. Essential Life on põhimõtteliselt oma info poolest väga-väga sarnane. aga siin on üks aga. ta on ilus. et ta näeb väga ilus välja ja kui sa siit vaatad, no muidu ülesehitus on hästi sarnane, et iga taime kohta on iga taime, üksiku taime kohta ja iga segu kohta on siis pühendatud terve lehekülg ja siis on nagu sa näed, ilus taimepilt ja see on kõik värviline ja seda on nagu tõesti lust vaadata, et sul tekib ka nagu ühendust päriselt selle taimega. et ta on kaunis, ta on visuaalselt hästi ilus vaadata ja siin iga taime juures siis on ilusti kokkuvõte ka tehtud siin kõigepealt, et mis ta põhiline keemiline koostis on, kuidas teda kasutada, kus ta veel leidub, kas mõnes segus ja siis sihuke väga hea loetelu põhi siis seisundite puhul, milleks seda taime kasutatakse. ja kas üks või teine, et nad tegelikult on väga sarnase infoga, et mõlemas on kõik vajalik info kirjas, aga ma ei saa öelda, et üks on parem raamat kui teine või ühele üks, teisele teine, kellele mis kujul see nagu ülesehitus meeldib. ja mis on siin raamatus hästi tore, selline kiire nagu referents, et kui sul, meie ju ei ole arstid, meie ei tea midagi diagnoosidest ega millestki, aga kui sina oled kuulnud mõnda diagnoosi nime või mingit seisundit, siis siin on selline lehekülgede kaupa sellist tabelit, kus sa võid leida, et ahaa, siin on nagu näiteks palavik ja siis on siin toodud põhilised õlid, mis siis selle puhul kasutada ja niimoodi väga-väga paljude seisundite kohta. ja siis, kui õlide osa lõpeb, siis siin on samamoodi kõikide toidulisandite kohta selline väga põhjalik ülevaade. ja täpselt samamoodi nagu Modern Essentialis, siis on siin ka teemade kohta järjest võib vaadata, siin on nagu sportlaste kohta, siin on uni, siin on stress, siin on igasugused autoimmuunsusteemad, hormoonid, naiste-meeste teemad ja iga selle teema kohta on siis lahti kirjutatud, mis on nagu nii toidulisandid kui õlid, mida kasutada ja siis on põnevaid retsepte, kas siis nagu rullikus retsepte või kapsliretsepte, mida siis vastava seisundi puhul vaja ja põhimõtteliselt nagu minu teadmised tulevadki nendest kahest raamatust, sest inimesed, kui hakkasid küsima, siis ma ju ei teadnud, vaid ma võtsin selle raamatu ja hakkasin muudkui otsima. ja hästi tore, täpselt nagu Modern Essentialiski, siin lõpus on niisugune see elamise osa, et kus on hästi palju retsepte ja ideid nii köögi, koduhoolduse, puhastamise, toiduretsepte just nimelt söögi tegemist, neid seebi tegemisi, kõike. et lihtsalt ilus, no vaadake, sihuke ilus magustoidupilt siin on ju. nii et üks või see teine raamat või mõlemad loomulikult on minul ka riiulis, on sellised, mis võiks vähemalt kodus olemas olla ja kus on see põhiinfo kõik kirjas, et otsida ise ja olla ise vastutav selle eest, et kuidas neid õlisid kasutada. ja kui tuleb kohe see, et aga ma ei oska inglise keelt, siis kahjuks jah, need raamatud on ingliskeelsed, neid on turul saadaval ka saksakeelsena ja äkki kas mõnes suuremas keeles veel, aga seda lootust meil ei ole, et need raamatud eestikeelseks lähevad. aga kuna
see on tegelikult, see on väga struktureeritud info ja siin ei ole palju ümmargust juttu, siis tänapäeva mobiilsed abivahendid aitavad väga hästi ka tõlkida neid, nii et tõlkeabi saab küsida, mitte asi ei ole selles, et neid meil tõlkijaid leiduks palju, aga lihtsalt see on, ei anta luba neid tõlkida, sest Eesti turg on liiga väike ja just nimelt moodsad abivahendid nagu ChatGPT ja Google Lens ja kõik asjad aitavad tõlkida, nii et info ei jää tõlkimata, kellel vajadust on. Aga spetsiifilisemaid raamatuid on meil veel, mis just nimelt aitavad meil füüsilist keha väga palju nagu täpsemalt toetada. Eeva, mis need on sinu ka lemmikud vist? Minu lemmikud ka suured. jah, üks nendest on siis Symphony of the Cells ja see raamat, kuidas ma ütlen, ma jõudsin selle raamatuni tänu sellele, et ma juhuslikult sattusin ühele kursusele ja see oli Boyd Trumani koolitus, kus ma siis kuulasin ühte vägevat meest ja mõtlesin, et vau, et miks ma seda varem pole teadnud, et kõik siin maailmas on nüüd võimalik. ja, ja sealt ma sain siis raamatu, kus mul on ka tema allkiri, kus ta ja seda ma siis hoian, seda ma ei kasuta, mul on üks teine raamat, mis on ostetud Margiti poest ja see siis läheb mul õliseks ja seda ma olen siis väga palju väntsutanud. aga minu kogemus selle raamatuga oli siis selline, et kui ma hakkasin seda raamatut kasutama ja seda metoodikat, siis ma sain aru, kui võimas on selline kihiline õlide teadlik pealekandmine ja kehasüsteemide toetamine siis sellise täpse ja hästi suunatud lähenemisega. Kui ennem oli nii, et tilk siia, tilk sinna ja väga hästi toimis, siis vaid see on hästi läbimõeldud süsteem, mis aitab toetada konkreetseid kehasüsteeme, alates immuunsusest kuni närvisüsteemini välja. Ja kes siis on selle raamatu autor, Boyd Truman? Ta on minu arust ma juba aastaid räägin, et ta on 27 aastat, võib-olla nüüd juba 30 aastat töötanud siis sellise loodusliku tervise valdkonnas ja tema ongi siis selle Symphony of the Cells metoodika autor. ja see raamat ei ole nii vana kui see aeg, millal Boyd on eeterlike õlidega tegelenud. Ta lõi selle raamatu spetsiaalselt siis, kui ta puutus kokku doTERRA õlidega. ehk siis see raamat on mõeldud eelkõige, mis eelkõige, ongi loodud doTERRA eeterlike õlide baasil. ja mis siin on? Siin on siis sellised erinevad, 21 erinevat retsepti, mis on suunatud kindlatele kehasüsteemidele ja kindlatele siis teemadele, mis mu elus siis tasakaalust ära on, et ma saan kasutada, neid nimetatakse tegelikult protokollideks, sest ma ei tea, eesti keeles ei ole väga paremat sõna selle jaoks. võib-olla on ka, mina ei tea, mul on ikka protokollid veel. Ja siin on hästi lahti kirjutatud samm-sammulised juhised, kuidas õlisi kasutada, et saavutada siis see väga-väga hea mõju. Ja see aitab siis kodus kasutamiseks, ta sobib ka terapeutidele, massööridele ja mulle meeldib üks asi, et kui inimesed kurdavad, et nendel on palju õlisi kodus, mida nad ei oska kasutada, siis ostke see raamat ja uskuge mind, te saate kõik oma õlid täisväärtuslikult ära kasutada, sest siin on väga huvitavaid õlisi.
aga kui ma tahan ikkagi kasutada ja mul ei ole kõiki neid õlisi kodus, siis siin on ka tabel, millega neid õlisi asendada, mida mul parasjagu ei ole. pluss uues raamatus ja uues variatsioonis on ka kõige tavalisema ähm, Home Essential Kit'i või Family Essential Kit'i jaoks ka spetsiaalne protokoll, mis on siis, mida ma saan ka siis kasutada erinevate seisundite puhul. ehk siis mul ei peagi neid nii palju neid õlisi olema, ma saan kohe alustada selle raamatuga. ja teine raamat, oota, mis, Eva, ma korraks segan vahele, et ma ega näiteks, kes on võib-olla kauem olnud siin õlide maailmas, võib-olla sul on see protokollide raamat selline, minu raudvara ja Boydi allkirjaga raamat on selline, enne kui raamat läks mustade kaantega, et kui sul on selline kodus olemas, see on lihtsalt vanem versioon ja protokolle on juurde tulnud ja must raamat on täiustustega, aga see on juba antiik varsti. ja, ja mul ka sama. vot, aitäh, et sa näitasid seda, et see on mul selline ilus ja siis teine on kasutuses ja ka juba mitmes tegelikult. sest kui sa kasutad neid, siis nad kipuvad otsa saama, need raamatud. aga teine, see on päriselt ka kiireks. mina ei ole väga nende suurte raamatute lehitseja, ma võtan siis aega nende suurte raamatute jaoks ja siis ma nagu tegelen, aga kui mul on kiire, siis minu lemmik on ikkagi see Oil Smart. see on selline hästi praktiline juhend kiireteks lahenduseks mingile konkreetsele terviseteemale, siis minu kõige usaldusväärsem teejuht on siin jälle. et ja sama, kui sul on olemas raamat sellise pildiga, siis see on põhimõtteliselt sama, lihtsalt vanem väljalase. et siin on olnud paar korda, et inimesed otsivad tikutulega taga seda raamatut, aga neid enam ei tehta ja nüüd on nad sellised Oil Smart valgete kaantega, aga sisu põhimõtteliselt sama. ja äh, Boyd Truman ei ole mitte ainult siis selle Symphony of the Cellsi looja, vaid ta ka on Oil Smarti raamatu taga olev siis ekspert. ja tema eesmärk ongi siis olnud luua selline hästi praktiline juhend, mis aitab inimestel kasutada neid õlisi hästi kiiresti ja tõhusalt. ja ta annab konkreetse juhise, mida siis teha. näiteks ekseem ja siis kõik, kuidas seda täpselt kasutada, millist protokolli kasutada, milliseid kapsleid teha, milliseid toidulisandeid vaja. täpselt selline konkreetne retsept. ja ma olen vaadanud üle, et kui see on ka ingliskeelne ja teate, et kõik need on isegi tavalise Google Translate'iga üks-ühele leitavad, et väga lihtne on seda raamatut käsitleda ka nendel, kes ei oska inglise keelt. ja me ei pea kuskilt otsima erinevatest kohtadest infot, siin on kõik info hästi selgelt kirjas ja, ja ma päriselt olen kasutanud neid ja nad on tõhusad. Need on läbiproovitud retseptid. ja see sobib ka jälle, mis mõlema raamatu puhul on oluline, et see sobib nii algajale kui ka juba kogenud kasutajale. et et minu jaoks on need raamatud sellepärast hästi olulised, et see väiksem on selline, kui ma olen uus, siis mul on kõik nagu põnev ja ma alustan lihtsamatest asjadest. kui ma soovin sügavamale minna ja hakkan nagu sellist kehasüsteemide põhist lähenemist juba harjutama, siis on see väga hea. ja kui me vajame hästi kiireid ja selgeid ja toimivaid lahendusi, siis on minu jaoks see kõige parem. aga need raamatud on aidanud mind füüsilise poole pealt, aga mitte ainult. et me kõik teame, et eeterlikud õlid ju toimivad ka emotsionaalse tervise jaoks, mis on tegelikult meie tervise
baas, et me oleksime emotsionaalselt terved. ka siin raamatus on emotsionaalseid protokolle, aga meil on ka väga toredaid emotsionaalse tervise raamatuid. ja Triin, äkki sa nendest räägid praegu lähemalt? Jaa, aitäh sõna andmise eest, sellepärast et psühhoterapeudina on minul ülimalt hea meel just nende emotsionaalse poole toetavate raamatute üle, sest et see võimaldab mul vähem aega veeta teraapiakabinetis, kus ma tegelikult üldse ei taha enam oma tunde nii-öelda panustada või vaid et anda oma klientidele paremaid, kiiremaid lahendusi, selliseid lahendusi, kus nad võtavad ise rohkem vastutust. Ja selle jaoks ma olen hästi tänulik, selle eest hästi tänulik raamatu eest Eeterlikud emotsioonid, sest see on nüüd minu jaoks selline mingis mõttes piibel, minu terapeut. Ehk siis ma kasutan seda raamatut hästi palju selleks, et inimesi aidata või toetada või suunata neid, kuidas nad saavad oma emotsioonidest läbi, oma tunnetest ja kuidas nad saavad enda enesearenguga edasi liikuda. See raamat on täiesti eestikeelne ja ilusas eesti keeles. meil Linda-Maarja Lill on selle tõlkinud ja hästi kaunilt ja see on täpselt samamoodi räägitud doTERRA õlidest ehk siis esimene osa raamatust on, siin küll kahjuks pilte pole, et selles mõttes ta nii ilus ei ole kui Life, mis on ka minu suur lemmik. aga siin on hästi ilusad selged tekstid iga õli kohta, lehekülg, mõne õli kohta isegi natuke rohkem kui lehekülg. just sellest, mida nad meid emotsionaalses plaanis teha aitavad ja toetavad, millistest emotsioonidest, mittetoetavatest emotsioonidest siis läbi minna ja milliseid häid emotsioone siis päästada ja esile tuua. ja esimene plokk on siis puhastest doTERRA õlidest ja ongi täpselt õli nimi kirjutatud nii nagu pudeli peal, tähestiku järjekorras, sa leiad need ilusti kiiresti üles. ja teine plokk on õlisegud, kus on siis kõik doTERRA blendid sees, õlisegud, aga tea seda, et nad on siin eestikeelse tõlkega, ehk siis sa ei leia siit raamatust nime, mis on doTERRA pudeli peal, vaid selle jaoks on siin raamatu vahel üks selline abilehekene, mille pealt sa leiad seda, et adaptive õlisegu vastab raamatus kohanemise segule, ehk siis sa leiad ta ilusti ülesse, kasuta seda abilehte õlisegude leidmise jaoks ja leiad nad ilusti tähestiku järjekorras ülesse. ja sealt teada, mida siis nad õlisegud siis emotsionaalses plaanis sul teha aitavad. kolmas plokk sellest raamatust on emotsioonide määraja. see on loodud, see koht selleks, et kui sul on mingid erinevad emotsioonid, tunded, siis lehitse siit, need on samamoodi tähestiku järjekorras, kõik erinevad emotsioonid. ja ta annab sulle vast, et millised õlid, kuidas kasutades sind toetavad. kui on hästi näha, siis et näiteks kaastundlik, et kui sa oled näiteks kaastundlik või kui sul on näiteks kabuhirm, siis milline õli aitab. siin on toodud kadaka-mari ja järropomm ja siis sa saad juba teha selle koha raamatus lahti, kus on sellest õlist pikemalt kirjutatud ja siis sa saad juba lugeda ja sukelduda ka sügavamale, et millest see kabuhirm sul olla võib tingitud. ja selle raamatu juurde on võimalik lisaks tellida sellise emotsioonide ketta, see on hetkel veel inglisekeelne, aga loodetavasti äkki kunagi tuleb ka eesti keeles. ja siin on siis mulle endale isiklikult see ei ole nagu liiga meeltmööda ei ole, et siin on tunded jagatud positiivset ja negatiivseteks, sest minu arvates kõik tunded on ikkagi selles mõttes head ja meie abilised ja sõnumitoojad. aga ühesõnaga sinisel poolel on siis emotsioonid, millest me tahaksime võib-olla kiiremas korras läbi tulla ja siis milline õli siis vastab, nii et sa leiad siit kettad siis kiiremini üles ja siis saad juba sukelduda raamatusse. ja kollasel poolel on siis need emotsioonid, mida me soovime siis
päästada või õivendada või iseendas esile kutsuda. Ja samamoodi siis kõik emotsioonid siin kirjas jagatud erinevateks gruppideks ja siis kõik õlid ja õlisegud, mis seda siis toetavad. Ja selle raamatu põhjal on loodud ka selline teraapia meetod nagu breakthrough ehk siis läbimurdeteraapia. Ja selle treeneriks on sul võimalik õppida, kui sind tõesti hästi see teema huvitab ja kuidas just õlidega aidata inimestel oma emotsioonidest läbi tulla, oma mingitest raskustest, kohtadest. See on hästi põnev meetod ja kui see sind tõmbab, siis otsi internetist selle kohta. See on küll ka inglise keeles see treening, aga see on hästi toetav sulle endale tõenäoliselt, kui sa selle valid ja kui see sind kutsub ja samamoodi siis on hästi hea toetada sellega enda kliente. Väga lihtne meetod läbi selle raamatu, selle ketta abil ja siis on seal meetodis kasutatakse veel ka sellist lehte, kus on emotsioonid nägudena, et saab ka hästi lastel teha, et kui lapsed ei oska lugeda ja emotsioone võib-olla ise kirjeldada sõnadega, siis nad saavad näidata seda nägu ja siis selle näo peale saab vaadata, milline emotsioon seal on ja siis milline õli seda emotsiooni aitab läbi töötada. Margit näitab seda pilti, tal on see nägude pilt on olemas. Ma pean korraks häält vist tegema, sest muidu ei tule see ekraan siin ette, aga see on küll inglise keeles veel, aga loodame, et siis saame sellega eesti keelde. Ja kui ma võin korraks natukene öelda juurde selle raamatu kohta lihtsalt hetkeks, et lihtsamaks seletamiseks või leidmiseks on mina pannud siia nimede juurde õlidepudelite kleepsud. Et kui lihtsalt ongi see, et ma ei suuda nagu mõelda, mis õli see on, siis ma vaatan selle kleepsu peale ka natuke lihtsam nagu seda leida. Väga nutikas, mul oli ka inglisekeelsel versioonil need niimoodi kleepsutatud, aga nüüd mul on kulunud need nimed juba pähe, nii et eestikeelsel, nii et seda ma ei ole veel kleepsutanud. Aga kes tunneb, et vajadust on, siis sa tea, et selles kataloogis, mis sa said oma esimese tellimusega, selle taga lõpus on kleepsud olemas, nii et kasuta neid kleepse siis selleks, et pudelikorgi peale panna või siis raamatule panna, just sellele raamatule. Ja terapeudina mul on hästi hea meel ka veel 2 raamatu üle, millega ma olen teinud nii palju tööd, et need on ka mul ikkagi üsna kapsaks lapatud. Desiree Daluna on ta nimi nüüd, raamatu peal on kirjutatud Desiree Mangandog, aga uus nimi on, raamat on sama, inimene on sama. Hiina meditsiinipraktik, kes on ka väga suur õlide austaja, on siis pannud kokku kõik oma teadmised ja loonud sellised teekonnad nagu mina olen väärtuslik, I am worthy ja I am magnetic, mina olen rahamagnet, kes kuidas seda tõlgib. Väga ägedad väekad teekonnad, kuidas siis minna läbi oma mõttemustritest, uskumustest, mis ei lase sul iseennast väärtustada või mis ei lase sul raha ja küllust vastu võtta. Ja erinevad protokollid, kuidas sa saad siis kas õlisegusid teha, difuuserisegusid teha või siis akupunktuuri punktidele kehal erinevates piirkondades, erineval ajal, erinevate nii-öelda taotlustega siis need panna selleks, et jõuda sinna eneseväärtustamisel uuele tasemele või siis tõmmata rohkem küllust raha ligi, kui sa praegu seda teed, nii et hästi super ägedad raamatud. Need on juba edasijõudnumatele, sellepärast et nendel mõlemal raamatul on vaja omada väga palju õlisid, erinevaid õlisid. Tõsi küll, mõnda õli tõesti ainult kas 1 kuni 10 tilka ja me oleme saanud neid teekondi teha ka niimoodi, et inimesed omavahel vahetavad õlisid või siis see, kellel on kõik õlid olemas, on siis natukene testripudelis kellelegi tilgutanud, kellel puudu on. Aga tea, et selleks, et seda mina olen väärtuslik 5-nädalast teekonda läbi teha, siis selleks on ikkagi väga-väga palju erinevaid õlisid vaja, nii et sa pead olema valmis siis neid nii-öelda endale siis hankima ja neid kõiki siis nii-öelda tundma õppima. Ja see on ka tegelikult suurepärane viis neid õlisid tundma õppida ja kasutada neid õlisid, mis sul on seisma jäänud, mitte ainult protokollides, vaid ka nendes, sest et tõepoolest väga selline ilus nimekiri õlisid käib nende teekondade jooksul läbi ja õpid tundma just selliseid, mida sa tõesti võib-olla kasutanud ei ole ja avastad oma uusi lemmikuid,
uusi ägedaid ja saad palju-palju rohkem õlide kohta teada, iseenda kohta teada, sest need on ikkagi päris sügav töö iseendaga. ja mina olen neid mõlemat teekondi, ma arvan, et praeguseks võib-olla juba 6 või 7 korda teinud ja iga kord on selline mõnus uuele tasemele jõudmine, et nagu veel paremasse kohta saab, et hästi-hästi kihvt. ja vahel me teeme neid ka gruppidega, sest et kõik ei oska kas inglise keelt sellisel tasemel, et nendest raamatutest aru saada, sest jah, need raamatud on ka inglise keeles, või ei usu, et ei oska, tegelikult oskaks, aga lihtsalt ei taha kätte võtta. või siis on see ree peal püsimine, et grupis on kergem koos nii-öelda teha ja ree peal püsida ja kui tulevad ka mõned sellised kõrvalnähud või siis käega löömise tunded, et siis grupp aitab hoida siis ree peal, nii et kui sulle tundub põnev, siis vahel ei peagi seda raamatut omama, vaid leia lihtsalt, kes seda teekonda juhib ja mine sinna gruppi kaasa ja sa saad ka sealt vajalikku info kätte. igal juhul soovitan need teekonnad läbi teha, kas siis ise pusides raamatu järgi või siis leida siis grupid, kus seda teha. et mina ise tõenäoliselt enne sügist enam uut gruppi ei tee, praegu ma rahamagnetit teen, kohe varsti hakkab raha jälle rohkem tulema, sellepärast et rahamagneti blendi saab mõne päeva pärast juba teha oma grupiga. Näiteks mul on paar ägedat lemmikut veel või Maris, sul on ja ma ka? räägin, Desireel on veel üks väga äge raamat, siia sobitub just see siia juurde, et need teekonnaraamatud on tõesti, me oleme nii vist kõik siin koos ja eraldi, me oleme siin Triinuga koos ka neid teekondasid teinud. aga kui sa ei taha nii pikale teekonnale minna ja nii võib-olla teadlikult nii sügavale minna, siis mitteteadlikult sa saad ikka nii sügavale minna, sest Desiree esimene raamat, üks väga-väga tore raamat, kannab nime I am fabulous. ja just nimelt see ongi tegelikult kogu selle raamatu idee, et ma olen nii imeline aga see on raamat, mis sisaldab põhimõtteliselt rullikuid, erinevate rullikute retsepte, mis on siis jagatud teemade kaupa. siin on ma ei teagi, ma ei lugenud kokku, aga sihuke kümmekond erinevat nagu teemat. siin on näiteks segud lahtilaskmiseks, näiteks kui sul on vaja edasi liikuda, sul on mingid hirmud, sul on mingid takistused, siis sa leiad siit segu, teed, vaatad, ahah, see on see, mis minu emotsioonide ja minu hetkeolukorraga sobitub ja sa saad kasutada seda. siin on segud südamele, et näiteks kui sa oled lahku läinud ja sa vajad seda hoitust ja kallistamist, siis siin on selliseid segusid ja siin on enesearmastuse segusid, siin on inspiratsioonisegusid ja loomulikult meie kõigi lemmik raha loomise segu, More Money Blend pärineb siit raamatust. ja siin on veel igasuguseid selliseid väestavaid segusid ja need on iga segu kohta on niisugune lehekülg, kus on siis lahti kirjutatud, millest see segu koosneb ja mis need on ja siin need pildid. kas sa tead, et need pildid on mõeldud selleks, et neid võib värvida et see on nagu värvimisraamat ka, oota, ma otsin, mul on ikka mõned värvitud siin ka. Need, mida rohkem kasutad, need, näe, vaadake, mul on siin ilusti värvitud et raamatul on mitu eesmärki. aga see on hästi-hästi tore raamat ja kui, miks ma ütlesin, et mitteteadlikult ei taha nii sügavale minna, siis need segud tegelikult töötavad väga-väga-väga sügavalt. ja ma tean inimest, kes on terve selle raamatu järjest läbi teinud, hakanudki ja see on tegelikult sellises kasvavas järjekorras, et kõigepealt ongi need lahtilaskmise segud, siis on niisugused eneseväärtustamise segud ja siis alles tulevad need loomise ja väestamise segud, kes on terve selle raamatu niimoodi läbi teinud ja see oli nagu megateekond, kuigi see ei ole, noh, seda ei pea tegema niimoodi, aga see on ka võimalus. aga sa võid ka leida täpselt siit selle segu, mis sind kõnetab ja mis sulle meeldib ja mis just sinu elu vajadus on, nii et see I am fabulous ja see nimisegu I am fabulous on siin ka sees olemas ja see on väga lahe segu. see ikka tõesti tõstab kohe sellist eneseväärtustamise tunnet. üks väga tore raamat ka, millega mängida sihukest oma emotsioonide kohti läbi.
aga Triin, mis raamatutest sa veel tahtsid rääkida? tahtsin lihtsalt mainida, et kuna ma olen ka hästi selline naiste teemade fänn, et siis mainin hästi kiiresti ära, et viimasena ma töötasin läbi selle Feminine Wisdomi raamatu. hästi-hästi meeldib, väga suur lemmik, räägib sellest, kuidas naise tsükkel on, milline nii-öelda nagu erinevad faasid naise tsüklites ja millised õlid siis on toeks, millises tsükli kohas. Ja veel raamat, mis ma alles läbi töötasin, võib-olla mitte päris, aga üsnagi, on see menopausi lahendused, superhea toetused, kellel on need teemad praegu käsil, siis jah, väga hea. ja muidugi, kellel on siin kas beebid või beebid tulemas või just sündinud, siis väga suur toetus on see raamat. Beebid, Essential Oils for Pregnancy, Birth and Babies. See oli mul toetuseks siis, kui ma beebit ootasin. Teine beebi on õlibeebi, tänu sellele raamatule sai teda õlitatud nii enne sündi kui peale sündi. Ja need on nagu väga-väga toredad raamatud, et need naiste raamatud mulle ka väga meeldivad ja doktor Marissa Schneideril on lisaks selle menopausi raamatule ka lihtsalt hormonaalne toetus. Margit, sul on kohe käepärast, ütle 2 ma sõna. näitan kohe seda hormoonide raamatut ka. Et see on natuke üldisem hormoonide toetuse raamat, ka väga-väga praktiline, palju retsepte sisaldab. Et selleks ei pea seda üleminekuaega ootama, et oma hormoone toetada, sest tegelikult hormoonid annavad juba palju varem märku, et kes siin naiste teemadega tegelevad, siis väga praktilised raamatud. Aga ja Margit, sa näitasid Ja juba. enne kui me nüüd jõuame sinna lõpuossa, on ju, mul on veel rääkida ühest raamatust, mis on ka minu lemmik, mis on Advanced Oil Magic ja seda on juba ka välja antud, nüüd see on 7. raamat omadega. Nagu ikka, Maris ütles, eks ju, et sisu on põhimõtteliselt ülesehituselt kõikidel neil sama, aga mis on selle raamatu eripära, miks mulle see meeldib? Siin on kaks asja, mis on minu lemmikud, on näiteks see, et kui sul on mingi teema, millele sul on nagu abi vaja, eks ju. Nimesid me ei nimeta, milleks meil abis võib vaja minna, aga ta näitab ära kõik etapid, mida sa saaksid siis sellel ajal kasutada, eks ju. Ja nagu näiteks siin, mis mu sõrme all on, siin ütleb ära seda ka, et noh, et absoluutselt kindel on see, et doTERRA LLV vitamiinid on selle jaoks nagu esmane asi, on ju. Et see on see osa raamatust, mis minu meelest on väga-väga hea, väga praktiline ja väga kasutajasõbralik, hästi kerge. Aga teine asi, mis mul selles raamatus meeldib, on see, et kui sul on vaja tegeleda emotsioonidega ja tihtipeale on see, et me ei saa ühest emotsioonist otse minna lõpuni välja, et näiteks mul ongi hirm, depressioon, lein, jõuetus, eks ju, siis on teatud õlid, millega sa saad alustada pihta ja nad viivad sind teatud tasemeni ära ja sealt edasi nende jõud nagu lõpeb, eks ju, aga saad võtta kasutusele järgmised eeterlikud õlid, mis viivad sind nagu siis järjest kõrgemale ja sinna sellesse kohta, kus sa tegelikult tahaksid nagu jõuda. Ja lisaks on toodud ära ka alati mingisugune afirmatsiooni või selline toetuslause, et millega sa saad ennast sellel teekonnal siis toetada. Et need on 2 selle raamatu eripära, mis mulle nagu väga meeldivad. Aga kui päris alguses Maris küsis mu käest, et miks mul on kõik need raamatud, eks ju siis tegelikult lugu sai sellest alguse, et Eestis see doTERRA meeskond hakkas nii meeletult kasvama ja oli ju infot vaja. Ja siis sai loodud omapood.ee, kus siis on kõik need raamatud enamuses ka müügil. Ja täna me oleme katnud siis nagu väikese osa nendest raamatutest. Meil on oma poes ka väga ägedaid eeterlike õlide kaarte, mis on nagu super toetavad päeva sõnumi saamiseks või mis iganes vastuse saamiseks sulle. Üks väga hea raamat, me oleme täna rääkinud Boyd Trumanist, Eeva rääkis tema 2 raamatust. Boyd Trumani ema on kirjutanud imelise raamatu Feelings Buried Alive Never Die. See on inglisekeelne, aga see annab sulle vaste sellele, et kui sul on mingisugunegi kehaprobleem, et mis on selle kehaprobleemi taga. Et see raamat mulle kindlasti väga-väga meeldib, soovitan seda. Aga lisaks on raamatuid veel ka mõeldes loomadele.
et me kõik ju armastame loomi ja tihtipeale on räägitud sellest, et loomad on mingite õlide suhtes tundlikud ja nad ongi, aga kuidas siis kasutada niimoodi, et neile mitte liiga teha ja nendele pigem siis just abi anda, et siis nendest raamatutest infot. Ja siis on igasuguseid selliseid spetsiifiliseid väljaandeid teemadel, kellel mis siis on, eks ju. Et külastage e-poodi ja vaadake, mis te sealt nagu leiate, aga meie lemmikud on praegu hetkel siis vist räägitud, eks ju. Kui nüüd väga oluline raamat on veel, mis ma tahtsin nagu siia lõppu üles tuua. Et me rääkisime nii füüsilisest kehast, kui me rääkisime emotsioonide toetamisest, minnes nüüd nagu samm veel sügavamale, et eriti kes mind tunneb, siis teab, et no ei saa üle ega ümber energeetikast. Et igal taimel on ju oma energeetika ja need väiksed taimevaimud, kes siin õlipudeli sees sosistavad, on väga ilusaks kokku pandud sellisesse raamatusse nagu Gifts of Essential Oils ehk siis need on need taimesõnumid, maaema kingitused. Üliäge raamat, kui sa vähegi nagu suudad vastu võtta seda infot, mis võib-olla ei ole nähtav ja käega katsutav. Ja tegelikult see toetab väga hästi just nimelt ka meie nagu füüsilise keha teemasid, sest kes on Hiina meditsiiniga siin rohkem puutunud kokku ja mida Desiree ka hästi palju jagab, et ainult 1% meie füüsilistest sümptomitest on päriselt füüsilised, et ülejäänud kõik on seotud emotsioonidega ja emotsioonide taga on meil alati siis energeetika ja mingid takistused, mingid asjad, millest on vaja nagu läbi minna ja siis see raamat on nagu, no ta on tõesti mega ka ilus raamat ja siin on siis selekteeritud need õlid tema nagu elementide järgi, siin on ju, mis tulevad maast, mis kannavad õhuelementi, mis on lehtedest siis, mis on veeelemendid, on lilleõlid siis, tuleelement ja mis on siis niisugused viljadest saadud õlid. Ja siis on iga selle õli kohta on näiteks tuli meil siin kohe cedarwood, on väga lahedaid mõningaid selliseid segusid, need ei ole mõeldud ainult difuuserisse panemiseks, vaid need, sa võid loomulikult difuuserisse panna, sa võid nendest õlidest rulliku teha, sa võid lihtsalt peo peale neid panna ja ennast siis kümmelda nendes aroomides. Nimetavadki seda oil bathing, et sa kümbled nagu õlide vannis, aroomide vannis. Ja siin see tekst on ka alati väga-väga huvitav, et tihti on iga taime kohta toodud ka mõnda sellist müüti, mingit iidset infot, sellist kelle jaoks müstika, kelle jaoks mitte, on ju, kelle jaoks teadmised, ühesõnaga iidsed teadmised ja siis need sõnumid, mida need taimed konkreetselt kannavad. Ja ma arvan, et kui sa mingi teemaga, mingi emotsiooniga rinda pistad ja sellest näiteks emotsioonide raamatust paned näpu peale mingile õlile, siis ma väga soovitaks seda raamatut juurde lapata, sest sa leiad siit nagu veel ühe kihi võib-olla, millele näpp peale panna ja see on ka noh, näiteks siin ilang ka ilus pilt ja alati nagu väga-väga tegelikult sügav info, mis siin on ja väike sihuke praktika ja afirmatsioon on siin ka lõpus, nii et no minu üks täielik lemmikraamatuid kogu oma sellises iidses tarkuses ja maaema sõnumid, mis siin siis kirjas on. Et väga ilus raamat ja see on kahe põneva inimese, Adam Barrett ja Vanessa Jean Boscarello Owens pikk nimi, nende loodud, et mõlemad on eraldi väga ägedad inimesed ja tasub neid võib-olla jälgida ka internetis, et nad teevad väga palju. Mis on veel, kuna Adam on kristallide inimene, siis siin on ka iga selle õli juurde pandud kristall, et kui sina oled ka kristallide armastaja, et milline taim siis millise kristalliga nagu
kannab sama energiat ja ka väga põnev info. ja selle raamatu juures on ka võimalus juurde valida sihuke kaartide komplekt, sihuke tore abiline, millega natuke mängida, võib-olla ka mingites sellistes ka lastega, et aidata intuitsiooni ajal siis neil õlisid valida, et siin on sellise kõikide õlide kohta sellised kaardid, üliilusad jälle. Ingver meil kohe siin kõige esimene, et siin on tema selline see, mis ta kingitus meile on, tema see kingitus nimi ja siis teisel pool on see afirmatsioon, mida ta siis, millega töötada ja siis pikema jutu saad raamatust lugeda. ja näiteks hästi tore on, kui sa tahad mingit segu teha ja sa ei tea, mida sa vajad, siis sa võid alati teha mingi taotluse ja segad kaardipakki ja võtad siit näiteks mingid paar õli või võtad oma päevaõli siit, et nagu Margit ütles, et meil on erinevaid kaardipakke, et millega niimoodi mängida, siis see kaardipakk täpselt samamoodi, et küsid siit, et mis õli ma täna vajan ja võtadki küpres on ju, et väga-väga tore raamat, minule endale väga meeldib, ilus alati vaadata ja just nimelt, et tee vahet, et siis meil on raamatud, mis on väga lahendustele orienteeritud, kus sa saadki loetelu, tee seda, 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 kui sul on selline seisund. aga kui seda pilti laiemalt vaadata, kuidas nagu ennast juhtida, kuidas läbi juhtida, kuidas luua, kuidas väestada, siis vaata nende raamatute poole, kus on sellist sügavamat infot ja mida siis läbi käia. Kas meil on veel mõningaid raamatuid, mida võiks korraks kas või mainida või näidata? Desireel on ka üks uus raamat, mis meil vist korraks läbi ei käinud, mis jäi lihtsalt näitamiseks. tegelikult on tal 2 raamatut. et üks on see elemendid emotsioonid, elemendid, eks ju, mis räägib siis eeterlikest õlidest. selles mõttes, et ta räägib siin muidugi ka Hiina meditsiinist, eks ju, ja organitest. aga põhimõtteliselt on selline natukene, kuidas ma ütlen nüüd, kui need teised raamatud, millest rääkis Triin, on ju, olid väga sellised programmid, mida järjest läbi teha, on ju, siis see on selline rohkem nagu infot sisaldav raamat, et sa võtad juturaamat. ja võtad selle ühe õli lahti ja loed siis selle kohta ja saad teada, mis on tema need elemendid, mis Hiina meditsiini, mis kanalid ta läbib, eks ju, mida ta toetab. ja mis ta siis nagu füüsiliselt nagu inimeses muudab ja antud on ka mõned retseptid siia juurde. aga teine raamat, mis on ka tegelikult Desireel uus ikkagi, on see afirmatsioonide raamat, kus siis õpetab afirmatsioone õieti tegema ja oma elus kasutama. aga need on mõlemad ainult ka siis inglise keeles, et nii on. kas Nii. ma võin vahele hõigata? ja Eve, mina kasutan sellist raamatut, mida ma avastasin, mis on punktmassaaž eeterlike õlidega ja siin on pildid, siin on ära märgitud punktid, missugust õli kuhu panna ja see on eesti keeles täiesti olemas, et kui ei valda seda võõrkeelt, siis saan mina seda kasutada, et kuna ma olen ise massöör, siis on see väga hea toetus mulle endale. nii on Eve, väga tore. Ja nii et täitsa soovitan. aitäh jagamast ja ma just märkasin ise ka ja tellisin endale selle raamatu, aga veel ei ole jõudnud põhjalikult läbi töötada, nii et väga hea, et sa mainisid seda. kas kellelgi on veel midagi jagada, milliseid raamatuid te, kes te siin meid kuulate, kasutate, millest olete toetust saanud? meie tunnike hakkab täis saama, hakkame kokku võtma, aga kui keegi tahab veel midagi jagada, kui me jätsime midagi olulist mainimata või mis on just sinul lemmikuks ja toetavaks saanud, siis anna märku. kuni keegi otsustab ja selle raamatu kõrvale võtab, ütlen ma siis selle, et meie järgmine elustiili Zoom
on 21. aprillil, nagu ikka, doTERRA elustiil, neid Zoom'e me korraldame korra kuus, kuu 3. esmaspäeval kell 12 ja alati on Zoom'id järelkuulatavad, et sa saad endale sobival hetkel kuulata, kui sa parasjagu kohal ei saa olla. Ja järgmisel korral on meil plaanis vastata teie küsimustele, sest et me oleme siin pinninud teilt vahepeal ja osad inimesed ongi saatnud küsimusi ka. Näiteks selle kohta, et kuidas on mõistlik tellida, kuidas punktid kogunevad, mis vahe on punktidel ja PV-del. Ühesõnaga, järgmisel korral me plaanime siis rääkida kogu tõe tellimustest ja punktidest ja punktide kasutamisest. Ehk siis kui teil on veel küsimusi, siis olge head, saatke meile, et siis me saame neid teemasid, just täpselt neid teemasid katta, mis teie jaoks on tähtsad ja olulised mõista ja teada saada. Et järgmine kord võtame siis selle ja vaatame, kas jõuame midagi veel juurde võtta. Aga ja kes siis tunneb huvi doTERRA jagamise vastu, siis doTERRA vabadust loov doTERRA Zoom on meil 7. aprillil. Et sinna olete te siis oodatud need, kes just plaanivad ka või tunnevad veel huvi selle kohta, et kas ja kuidas doTERRAt jagada, siis me alles räägime ka nendest teemadest, et kuidas siis nii-öelda lahti saada või üle saada nendest hirmudest, et jagama hakata, et see õlikork teisele jaoks lahti keerata, mitte ainult iseenda jaoks ja ise nuusutada, vaid et kuidas sellest hirmust lahti saada, et ka teiste jaoks seda avada, seda maailma. Nii et sellised teemad on tulemas. Kas keegi on leidnud mõne põneva raamatu kuskilt riiulilt ja tahab veel mainida selle? Mina mainiks, aga mitte päris raamatuna, selles mõttes, et mul on need kõik vist endale hangitud ja mul on nii suur huvi, et ma tahan, et need mul oleks, need päris raamatud, mida teie näitasite. Aga kuna ma olen ka jagaja, tähendab, inimesed küsivad palju ja siis ma olen ühe e-raamatu tellinud, mida ma iga kuu maksan umbes natuke alla 5 euro. Aga ta on mind nagu väga hästi teeninud, et seal on just nagu üks nendest, mida siin tutvustati, on see Essential Life. Ja teine ka, eks ju, on meil raamatuna olemas, eks ju, et seal on nagu mitu raamatut kõik selle ühe eest, et see on mul nagu väga hea. Kui ma muidu telefonis palju ei otsi, aga seda ma olen ka telefonis kasutanud niiviisi, et kiiresti midagi otsida ja iseennast kontrollida vahest, kui kellelegi midagi ütlen, siis vaatan sealt üle ja et selles mõttes on hea. Ja see aadress on siis wellnessnook.life. Et kes rohkem huvi tunneb, siis tasub endale see tellida. Aitäh sulle meelde tuletamast ja tahtsin ka siia lõppu mainida, et tõepoolest on olemas ka e-raamatud ja on olemas ka äpid, mida saab endale alla laadida, kus saab ka kiiremas korras infot. Ja neid on erinevaid, leia endale kas sobivad või me paneme siia salvestuse alla ka need, mida meie kasutame ja sina, Juta, saad siis panna ka selle lingi, et inimesed saaksid selle siis kätte ja siis saad endale valida siis ka oma telefoni endale, aga need on ka siis tõepoolest inglisekeelsed, aga Google Translate aitab, toetab, nii et ja saad endale tõlkida kõik vajalikku info. Just see ongi hea olnud, et ma saan tõlkida ka, et ise kõike ei valda või midagi jääb segaseks, siis on nii lihtne kopeerida ja paned sinna Google'i tõlkesse. Kas kellelgi on veel midagi mainida? Midagi veel väärtuslikku? Aitäh, Juta, sulle seda äppide meeldetuletamist, e-raamatute meeldetuletamist. Tundub, et vist on saanud. Tänaseks kõik oluline materjal mainitud, infot sai väga palju, igale ühele oma raamat, alusta sammhaaval, eks, vali endale esimesed lemmikud ja siis mine sealt edasi sügavamale ja teiste raamatutega. Ja omapood.ee on siis see leht, kus sa saad tellida. Margit postitab väga toredasti, kiiresti sulle need raamatud, nii et sa saad kätte nad oma koju mõnusasti või pakiautomaati. Nii et aitäh teile kõigile ja kohtumiseni järgmistes Zoomides.